palutusel 12, et kes on nõus. Ma järgmisel lõppäeval, aga siis ma tere kõikidele volikogu liikmetele ja külalistele ettekandjatele. Alustame Viru-Nigula vallavolikogu 29. istungit. Hetkel on meil 5 puudujat. Teatanud on Kaido Kentem, kes ei osale. Meelis Parijõgi ka ei saa täna osaleda. Olav Kreen hilineb. Jüri Frolov ja Koit Toras pole endast märku andnud, ma ei tea. Juuri on haige. Haige või? Selge. Ta ei ole mulle helistanud. Volikogu istungil võtavad siis osa ka vallavalitsuse ametnikud, majanduskeskuse juhataja ja tänase päevakorra ettekandjad. Päevakord on teil ekraanil. Kas on täiendusi, parandusi? Ei ole ettepanekut. Palun siis käega märkama, kes on selle päevakorra kinnitamise poolt. Kõik volikogu liikmed. 16 poolt. Alustame siis tänast päevakorda esimese punktiga. Nõusoleku andmine rahalise vallavanem palus edasi öelda, et ta on täna Tallinnas Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse koosolekul. Nagu te teate, transpordi küsimus on täna väga terav ja siis see küsimus ongi täna saanud ilmselt ka arutelus. Nii et ta ei jõua meie istungile. Aga esimene päevakorrapunkt ja sõna annan majanduskeskuse juhatajale Alari Küür. Palun. Ja pildil ilusti. Esinemise koht. Selge. Ma harjalt rääkima püsti selline. Aga see kaamera muidu lõikab su pea ära. Siin on kooli pildil. Rääkib. Tere õhtus ka minu poolt. Et jah, ettepanek siis 3 sõidukit aasta välja vahetada. Ehk siis 3 sõidukil lõpeb meil rendiperiood. Ehk siis ühte või teistpidi. Ühel siis meil aprillis, ühel oktoobris ja ühel siis selle aasta viimase päevaga. Et 2 neist sõidukitest on majanduskeskuse käsutuses. Üks on siis Nigula piirkonnas või Viru-Nigula brigaadi käes, teine siis Kunda brigaadi käes. Et nendega siis me siis liigume kogu piirkonnas ringi ja veame igasuguseid asju ja päris palju teeme ka transporditöid ja veame oma tööriistu ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt me sõidame kogu aeg haagistega, ehk siis on haagis järgi. Et praktiliselt ilma haagiseta peaaegu ei sõidagi. Ehk mis siis ka lõhub autot üsna palju ja autod on siin läbi sõitnud 65 000, 55 000, aga nad on üsna juba sellised pehmekesed. Ja siis see 3. auto Škoda Yeti on sotsiaaltöötajate kasutada. Et nendele peaks siis tagama selleks hetkeks, kui me sõiduki ära anname, valmisoleku siis edasi liikuda järgmise sõidukiga. Et siis majanduskeskuse kasutusse siis võiks tulla sellised väikesed kastikad, et me ei peaks nagu pidevalt mingit käru järel lohistama, vaid et sellised igapäevased sõidukad saaksime ära teha lihtsalt selle autoga, asjad kasti panna, vedada oma tööriistu, teha väikeseid kolimisteenuseid ja kui vaja rohkem, siis on meil haagised olemas, saame haagist järgi vedada.
samuti kannatab sellise masinaga vedada paremini ka niidukid mööda valda ringi ja miks ka mitte tulevikus meie hooldustraktorid mööda valda ühest kohast teise vedada. Ehk siis olla vähe paindlikum. Põhimõtteliselt kõik. Nii, kas on volikogu liikmetel küsimusi majanduskeskuse transpordivahendite kohta? Ei ole. Siis kuvasin teile ekraanile otsuse eelnõu. Lubada Viru-Nigula vallavalitsusel võtta rahaline kohustus aastateks 2020-2024 3 sõiduki kasutusrendile võtmiseks ja anda volitused Viru-Nigula vallavalitsusele hanke läbiviimiseks, ostu-müügilepingu sõlmimiseks ja sellega seotud toimingute teostamiseks. On selle kohta ettepanekuid paranduseks? Ei ole. Ettepanek on siis otsus eelnõu kinnitada. Palun käega märku anda, kes on selle kinnitamise poolt. Ta jääb koosoleku lõpuni. Te jääte koosoleku lõpuni või? Okay. Nii, kõik volikogu liikmed on selle poolt, 16 poolt häält. Viru-Nigula valla volikogu otsustab lubada Viru-Nigula valla valitsusel võtta rahaline kohustus aastateks 2020-2024 3 sõiduki kasutusrendile võtmiseks, anda volitused Viru-Nigula valla valitsusele hanke läbiviimiseks, ostu-müügilepingu sõlmimiseks ja sellega seotud toimingutest teostamiseks. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Nii, päevakorra teine punkt. Ülevaade valla poolt teostatud järelevalvest ja ettekandja on järelevalvespetsialist Ene Mutika. Tere minu pooltki. Rihol on küll tabel, aga seal vist on mõni asi natuke puudu, kuna vahepeal on töö edasi käinud lihtsalt. Saab täiendada. Lühke ülevaade siis tänaseks on alustatud siis 18 riiklikku järelevalve menetlust, nendest 2 Viru-Nigulas, 7 Kundas ja 9 Aseris. Viru-Nigulas on siis kinnistud Maaria 19 ja Niguli 2 ja nendel on nüüd kokkulepped, et siis kinnistud on koristatud 31 mai hiljemalt käesoleval aastal ja siis Maaria 19 on need siis eluhoone ja kõrvalhoone on selline avaused kinni ja korrektsust teha, et see on siis 21. juuni tähtaega käesoleval aastal. Kas ma võimu küsin kohe? Ja ikka. Et need on järelevalve, mis vald on alustanud siis hoonete omanike vastu. Ja. Riiklik järelevalve ja. Märkstada. Ja. Eriseadused näevad ja ka korrakaitseseadus näeb ette siis selle riikliku järelevalve meetodid. See ongi see, et kui me tuleme nüüd korrakaitseseadusest või siis eriseadustest, siis meile ta on lihtsalt üks haldusmenetluse eriliike, muud mitte midagi. Et võib-olla on kõige lihtsam aru saada. Ja mul lihtsalt, et riik on algatanud justkui meie objektide suhtes. Ei. Vald alustab riikliku järelevalvega. Okay. See on lihtsalt haldusmenetlus. Siis Aseris on alustatud menetlus tehase 3, tsemendi 2-4, Kesktänav 10, Kesktänav 16, Rahva 6, tsemendi 6, tsemendi 8, tsemendi 12, tsemendi 14. Enamasti on nad siis sellised kinnistud, kus ongi siis tegemist siis heakorraga, mõnel on siis hoonet peal, mõnel ei ole. Aga üldjuhul on nad kõik sellised, kus on siis erinevad jäätmed. Ja mõned hooned on väga halva ja korrastamata fassaadiga. Et meie vald ei saa nagu teha ühtegi sellist ettekirjutust, et hoone maha võtta, kuna tegemist on eraomandiga, mis on puutumatu, et siis lihtsalt omanikega suheldakse ja otsitakse võimalused, kuidas siis edasi, kas siis
mismoodi siis need kinni panna, nii et kõiki rahuldavad, et oleks tagatud siis võõrastele mitte sissepääs ja hoone näeks välja ka siis korrektne, oleks siis kooskõlas Viru-Nigula valla heakorra eeskirja nõuetega. Aga mul on küsimus, kuidas te seda fikseerite näiteks? Te räägite selle omaniku eraomanikuga näiteks üks jutustamine. Kas te kuhugil fikseerite ettele või mismoodi see välja näeb kõik? Jaa, menetlustoimingud ja muud toimingud käivad kõik haldusmenetlusseadusega pluss siis eriseaduses sätestatud, et üldjuhul meil on kõik protokollitud, samamoodi on need toimingud kõik registreeritud ka Amforas ja nendest koostatakse siis toimik ja kus siis meie siis kui menetluse läbiviija siis teeme kõik menetlustoimingud. Seal vahepeale võib tulla veel ka sellega seoses paralleelselt mingeid teisi haldusmenetlusi, uusi, aga kõik asjad on fikseeritud, kõik on toimikutes ja on osalistele ja huvilistele ka tutvumiseks olemas. Et nende toimikutega on õigus kõikidel inimestel tutvuda, kes on huvitatud, ei näita isikuandmeid ja muud sellist, aga toimingu oluliselt need sisud saame näidata. Sama maja, mis me rääkisime eelmine koosoleku, see Pariigi teema, need Kunda linnas, need varemed, kas nad on ka kuskil, on teil eraldi toimikud on olemas? Vana restoran ja kõik Võidu tänaval need. Kunda linnas me jõuame, siis Kunda linnas on tänaseks alustatud siis Lasteaia 2, Jõe 3, Kalevi 9, Mäe 25, 3, Sauna 2 ja siis Lontova kinnistu. On tänasega, siis on veel tehtud osad paikvaatlused, aga on veel vormistamata. Et lähme järjest altpoolt ülesse poole, et ei saa väga hüpata ühe pealt teise peale. Et kuna alati on küsimus, alati hästi palju tagasisidet tuleb see, et tehakse ainult Kundas ja nii edasi, siis seekord oli ka meie loogika see, et alustame kaugemalt, sellepärast võtsime kõigepealt Viru-Nigula, mis öeldakse, et tema jääb alati vaalisläpse ossa, ja siis Aseri ja nüüd oleme siis otsaga Kundas ja teeme siin järjest. Lihtsalt on mitu aastat, me iga aasta seda teema tõstame ja kogu aeg räägitakse, et nagu temaga räägitakse, et nagu temale tehakse ettekirjus, siis ta nagu paneb need jälle aknad, aga kas nad kuskil on ikkagi järele fikseeritud, kas neid saab nagu tagasi ulatavalt nendega tutvuda? Minu käes neid toimikuid ei ole. Neid mina näinud ei olnud. Mina saan rääkida sellest, mida mina teen. Mina ei saa rääkida mitte kellegi teise ees. Aga kuidas see on? Kuidas me saame näiteks fikseerida seda olukord? Näiteks tuli pärast teine ametnik. Te jälle tegelete, räägite meile ja näiteks sellena suuliselt on räägitud ja mida iganes. Ja pärast tuleb räägida, et mul ei ole neid toimikuid. Ütlesin ka juba eelnevalt, et mina ei räägi suuliselt. Mina fikseerin, kuna mina haldusorgani esindajana pean vajalikuks ka kõik seletuste fikseerimise, kõik asjad, et meil ei räägi. Kindlasti on mingeid asju, kus me räägime ka telefoni teel, aga haldusorganil on õigus ja võimalus ka see protokollida, kui ta peab seda oluliseks. Kas see tähendab see, et nagu kui eelmine kord, nagu näiteks meil räägiti, näiteks 2 aastat tagasi ametnik sellega tegeles ja kui märku ei ole, tähendab see ei ole korrektne nagu käitlemine? See on nii ja naa, ma ei saa öelda, et ta ei ole korrektne käitumine. Võib-olla ametnik pidas seda see hetk mõistlikuks ja võib-olla nad saidki kokkuleppe, ma ei tea seda, ma ei ole seal kõrval olnud, ma ei saa väita. Aga haldusorganil on alati kaalutlusõigus, kas ta peab oluliseks protokollimist või ei pea. Teatud toimingutel on, kus tal on kohustus ja teatud toimingutel on see, kus tal on kaalutlusõigus. Nii, Allari kohta. Ma mõtlesin, kui Jelena küsimust täpsustada sellega küsida, et kui vormistatakse mingisugune dokument, kas ta siis fikseeritakse ära dokumendi registris, kas siis piiratud ligipääsuga või mitte? Siis on see dokument ju olemas. Just, ma ütlesin, et kõik need toimingud, mis mina olen teinud, on olemas Amforas, kus kajastuvad isikuandmed, on nad AK-ga kinni, sellepärast ei ole nad Amforas kõigile näha. Haldusmenetlusseadus ütleb ka, et üldjuhul tutvutakse ikkagi siis kogutud materjalidega haldusorgani juures. Palun tulge, lepime kokku, näitan, absoluutselt ei ole mingit saladust, aga lihtsalt see, et me ei saa kõiki andmeid avalikustada. Ma võin kinnitada seda juttu sellepärast, et mul on juurdepääs dokumendi registrile, seal on protokollid, seal on pildimaterjal ja kõik on olemas. Aga kindlasti ei tohi unustada neid objektid, nagu mis suure nagu ütleme ühiskonna tähelepanu all, nagu sama teema me juba räägime mitu aastat, aga ikkagi jõuame sinna, nagu volikogu liigid on ja siis selles mõttes ikkagi teema ei ole alustatud. Ei, selles mõttes ma ütlen, et ma ei jõua kõike teha korraga. Aga lihtsalt me peame need kuidagi prioriteedid panna paika, ta ikkagi keset linna meil on pole üks nagu maja, mitte üks, aga mitu. Meil on keset linna neid rohkem, eks ole. No ütleme need majadega, me räägime nendest juba aastaid. Siin on teisi ka, et... Ettekandja vastab kasu.
ja küll me jõuame ka sinna, ma usun, et märtsis on need asjad ilusti kenasti töös, et ma ei näe mingit probleemi. Teeme tasahaaval ja mind on ainult üks kahjuks. Ma tuletan meelde, et vallavanem eelnevalt on Meelis Pariga seotud Meelis Pariga seotud kinnistutega tegelenud ja on sõlmitud leping nagu... Aga kus ta on see leping? Saaks tutvuda? Vallas. Ei saa tutvuda? Ei, ma ei oska seda koha pealt sulle öelda, aga sa oled seda näinud, seda lepingu? Ma tean, et on sõlmitud leping ja dokumendiregistris on see olemas. Kas tähendab see leping nagu volikogu liikmetel on kätte saada või mitte? Ettekirjutused ja rahaline sund. Ma ei oska öelda, kas... Aga kes oskab öelda meil? Ma tean, et see on dokumendiregistris. Ma küsin nagu praegu, kes oskab seda vastutada, kelle see sõlmib? Muidu pärast ei ole millelgi toetus, et see ongi see loogika, et ma võingi muidu rääkima jääda, see ei viiku. No aga kes oskab meil öelda, et Eestis praegu siin terve nagu linnavalitsus, kes oskab öelda? Mina tea... No aga kes vastutab meil selle ees, et nagu mis dokument on nagu kätte saada, mis mitte? Kes vastutab? Loomulikult vastutab see, kes selle dokumendi... Ja konkreetselt ma küsin selle lepingu. Ja kui on põhjendatud huvi või mingisugune huvi, sa saad alati teha päringu, sulle vastatakse, et kas me siis saame seda või saame mis asju sellest lepingust ja kokku. Väga hea. Praegu me kõik kuulsime, et leping olemas ja mul on huvi selle lepingu vastu, ma väga tahaks seda näha selge ja see on põhjendatud ja ma küsin. Sellest oli juttu. Ja, väga hea. No sina ütles see leping olemas, siis ma tahaks seda näha. Ja varijoonetest, nii palju kui mina tean, siis see, mis on seal Võidu ja kas on Rakvere maantee, mis sealt linna sisse tuleb. Kasemäe. See vana Võidu, ja. Ei, mitte restoran, see, mis on see vana ühiselamu, et seal on tellitud aknad ja need peaks saama siis kas mai lõpuks ka hiljemalt ette, et see maja katus vahetatud, et see maja peaks korda saama. Et seal on ka töömeestega juba kokkulepet tehtud. Siis need on need riiklikud järelevalved ja siis ühel juhul on siis alustatud täitemenetlust, see puudutab siis seda, et inimene oli kutsutud ütluste andmiseks haldusorgani juurde, ta ei teavitanud haldusorganit, et tal on mõjuvad põhjused mitte tulla ja siis kuna kutses oli ka hoiatud sunniraha kohaldamise kohta, siis kohaldati sunniraha ja see on saadetud ka kohtutäiturile täitmiseks. Siis väiksemad asjad, mis on veel ehitajate T7A, kus olid need vanad suured vannid või mitte vannid, aga need olid need laeva vormid. Et need on ära viidud, aiaääred on sealt korras, seal on meil üks sõiduk, mis viiakse nüüd ära eeldatavalt märtsikuus ja ehitajate 7 koristab siis oma aiaääre ka, kevadel läheb siin kuivaks. Rakvere maantee 23 on kuurid lammutatud, on sealt nüüd viimata veel küll need lammutusjäätmed, nüüd kui lähevad ilmastikuolud paremaks, maapind kuivab, siis saavad ka need ära viidud. Jaama tänab 3, kus on siis need põlenud kuurijäänused, need lähevad siis samamoodi, kui maapind kevadel taheneb, et saab autoga peale minna, seal on ka pehme maa, siis koristatakse ka need ära sealt. Seal neid ei ole. Ja siis Koidu tänav 9, mis on see vana kaubamaja, seal oli siis eelmise aasta lõpus oli omaniku vahetus. Uutel omanikel on praegu siis plaan tellida siis uued aknad, et see aasta lubati, et vahetatakse aknad ära ja korrastatakse fassaad. Samamoodi siis heitajate 1A üleval, et seda ümbrust siis korrastatakse. Siis on kuurid, mis on siis EH4, Mäe 13 ja Pargi 6. Need teemad on meil töös, ühistutega käivad läbirääkimised, kuidas on nende plaanid. Märtsi lõpuni veel ootan siin seisukohtasid, räägitakse ühistuliikmetega ja siis vaatame, kuidas nendega edasi. Siis linnast väljas on koristatud ka päris mitmeid kinnistuid, üks on siis Ojakülas Tigapõllul, kus oli hästi palju ladestatud ehitusjäätmeid, seal oli ladestatud jäätmeid ka siis võõrale kinnistule ehk siis RMK maale
ja sealt on osaliselt on nüüd ära koristatud, platsid puhtaks tehtud ja siis aprilli lõpuga loodetavasti peaks seal korra majja saama. Siberi külas on siis Lõpperaja, Allikamäe ja Katku kinnistud, kus oli siis erinevad ehitusmaterjali, eterniiti, plekki, suuremas hulgas kile ja muid ehitusprahti, et need on ära viidud. Ja siis Aseris Pargi tänav 2 maja ees, kus on siis nagu vallamaad veel, seal on hästi palju sellist kogutud sodi, rämpsu. Et sellega on siis selle rämpsu omanikuga on kokkulepe, et temad peavad selle ära koristama aprilli lõpuks, ja kuna aprilli lõpuks koristatud ei ole, siis lihtsalt vald teeb selle platsi puhtaks. Ja siis on erinevaid selliseid väiksemaid asju, kus on pargitud sõidukid, mis seisavad kasutuseta ja nüüd sain siis registri juurdepääsu, et võtame omanikega ühendust, et saab need sõidukid ära viia, sellised koerad, tassid, kõik muu selline teema, jooksvad teemad, aga need väiksemad asjad ongi, et nende suhtes ei ole alustatud riiklikku järelevalvet, need on need, kus me oleme läbi rääkinud ja kokkulepet teinud, et suuremad asjad on need, kus me siis alustame menetlusega. Kas need Aseri inimesed on võtnud ühendust ja oled nendega saanud rääkida? Kõikidega ei ole. On nad nõus nende nõudmistega? Kas sa mõtled need, mis on nüüd siin riikliku järelevalve raames? Nendest ühe omaniku suhtes on alustatudki siis ka täitemenetlust, et nad ei ole olnud väga koostööaldid. Aga kindlasti me ei anna inimestele ka sellist siis signaali, et ei pea tulema, te ei pea tegema, et midagi ei tee, et kindlasti sellist signaali me ei anna. Ja kui teie olete siin erinevatest paikadest, siis kindlasti andke ka enda inimestele teada, et me ei ole siin kiusamise päraks, me oleme sellepärast, et need asjad korda saaks ja meie kõigi enda huvides, et sageli on see, et tuleb kõigepealt tagasiside see, et miks te meid kiusate, mis te meist saada tahate, nii edasi, et lihtsalt räägime inimestega, et ei ole asjad niimoodi. Kas Viru-Nigulas on ka nende inimestega kokku saadud, kellele need kinnistud kuuluvad? Jaa, Viru-Nigulas on kokkulepped tehtud, ma ütlen, et need peaks olema nüüd siis ikkagi jaanipäevaks korras ja kenasti, et seal oligi küsimused, et kuidas ja mis edasi, et siis see Niguli 2, et tema on huvitatud selle kinnistu müümisest, aga hetkel ei ole nagu ostjaid. Ja nagu ma aru sain, siis Lontova omadega ka tegelete? Jaa, järjest tulevad, jaa. Lihtsalt kiitus teile praegu selle info eest, et te tegelete kenasti need asjad? Jaa, lihtsalt see ongi see, et nüüd vahepeal tuli ka lumi maha, siis ma kindlasti ei saa teha ka sellel perioodil vaatluseid ja ilma vaatluseta ma ei saa alustada menetlust, et mul üks objekt on Lontovas küll, kus on vaatlus tehtud, et seda ma saan veel vormistada. Väga tubli. Et ilmastik natukene on nagu ta on, et meil on see aasta isegi hästi olnud, et palju on sellist tumeta ilma ja oleme saanud nagu kõvasti tööd teha, et nii on. On küsimusi? No jah, ma usun, et kui volikogu liikmetel tekib küsimusi, siis nad saavad otsa ka pöörduda ettepanekutega. Jah, või kui on mingit infot anda, et kuskil midagi on, mida vaadata, kontrollida, e-post on olemas. Öösel kell 12 telefonile ei vasta. Aga kell 1? Vaatan. No nii, kui küsimusi ei ole, siis võtame selle info teadmiseks, et asjaga tõsiselt tegeletakse ja järjest jõutakse kõikide korrastamist vajavate üksusteniga. Nii Aseris, Viru-Nigulas kui Kunda linnas. Aitäh! Läheme päevakorrapunkt number 3 juurde. Annan sõna majandusvaldkonna juhile Raido Tetto, kes räägib meile projektidest. Tere õhtust! Ma loodan, et ma ei räägi ainult projektidest, räägin võib-olla natukene ka muudest teemadest. Aga alustaks siis vähemasti projektidest, et täna hetkel tegeleme siis peaasjalikult 3 suurema projektiga. Kõigepealt siis
Aseri Rannu Viru-Nigula tänava valgustuse rekonstrueerimine, et tuletan meelde, et selle jaoks me saime KIK-ist toetust, kogu selle projekti eelarve siis on 800 000, millest siis 616 000 on siis toetuse osa ja 184 000 peame ise välja käima. Ja selle projekti tähtaeg meie jaoks on siis 29. november 2021 ehk järgmine aasta. Praegune ajagraafik on siis selline, et saame varsti kohe järgmine nädal teada siis projekteerimise riigihanke tulemused. Need siis laekuvad järgmise nädala reedel, 6. märtsil. Ja projekteerimiseks on siis aega 5 kuud. Ehk sisuliselt võiks augusti teises pooles olla meil juba ehitusprojekt käes. Peale mida siis läheks siis projekt ekspertiisi ja tehakse siis korrektuure. Edasi oleks siis plaan minna ehitushankesse, see siis oleks septembrikuu ja riigihanke siis ehitajaga võiksime siis teoreetiliselt sõlmida novembris käesoleval aastal. Et juba võib-olla soodsate ilmastiku puhul jõuaks siis juba teatavate ehitustöödega juba võib-olla alustada, aga ehitaja seisukohast on see aeg märksa parem tegelikult juba valgustite tellimiseks, mille tarneajad võivad olla jumal teab kui pikad. Et põhitöö siiski kindlasti jääb järgmise aasta kevadesse, suvesse ja praegult oleme meie omanikujärelevalve ja inseneriga pannud tööde teostamise tähtajaks siis 30. august järgmine aasta, et suve lõpuks peaks siis olema nendes 3 piirkonnas olemasoleva tänavavalgustuse rekonstrueerimine lõplikult tehtud. Kas tänavavalgustuse osas on midagi küsimusi? Ma võib-olla räägin projekti kaupa, saate küsida konkreetse projekti kohta, et siis ei pea hakkama pärast läbi segi vastama. Et ühesõnaga tärmin ehitustööd lõppenud järgmine aasta augusti lõpp. Raido, küsin korraks, kas see, kus on meil majade vahel see laste mänguplats, kas sinna on ka planeeritud valgustus? Sest seal on väga pime lastel õhtul mängida ja väga paljud lapsed mängiksid seal edasi. Me Guidoga, kui me seda tehnilist kirjeldust kokku panime, siis me märkisime ära asendeplaanile ka need osad või need piirkonnad, kus täna on valgustusega probleemid, kus ei ole valgustust. Need on ilusti kaardile kantud, potentsiaalsele projekteerijale on need teada, aga seda, kas on nüüd selle etapi käigus välja ehitatakse, seda ma täna ei oska nagu öelda. Kindlasti me projekteerime need ära, neid lõike ei ole väga palju, aga neid on, projekteerimise kindlasti saab, ehitamisega täna vara öelda. Ja teine küsimus, meie maja otsa valgustus, kas see on projektis sees või mis sellega saab, sest praegu on seal ainult nagu taskulambiga näed? Kõik olemasolevad valgustid lähevad ümber projekteerimisel, jah. Ma ei tea, kas oskad vastata, kas näiteks selle tehnoloogia, mis praegu kasutatakse selle tänavavalgustus, kas sinna näiteks hiljem, kas saab lisada näiteks, kui me näeme mingit piirkonnad, kas sinna hiljem saab lisada? Jah, saab. Arvestusega, kui sa pead Kunda linna silmas. No ja üldiselt, jah. Et see on arvestatud ikkagi selliselt, ehitatud välja selliselt, et kuna meil on Kunda linn projekteeritud täies mahus, siis on ta ehitatud selliselt, et hiljem saab neid osasid juurde lisada, mis jäid ehitamata. Ja mujal ka siis? Ja mujal ka, jah, samamoodi, jah, absoluutselt. Et lisaks on meil pandud sinna Kundas veel täiendav kaablisoon selle jaoks, kui tahta kunagi minna nii-öelda täis nutilahenduse peale, ehk et saaks nagu nii-öelda piltlikult öeldes iga lambi all mõelda, kas see sisse lülitada või välja lülitada, et selle jaoks on nagu nii-öelda ettevalmistustööd on nagu ära tehtud ja tehniline võimeks on, lihtsalt see edasine samm siis jääb kuhugi tulevikku. Tänavalgustusest veel. Kas on ka plaanis panna Rannult Aserisse lambid üle praegu? Rannult Aserisse. Rannult Aserisse on, ma kohe jõuan kergliiklusteedeni, siis kergliiklusteede hankes, see mis nüüd sai läbi,
sinna on tellijapoolses juhises oli ette nähtud, et rannu või kõrtsialuse Aseri kergliiklustee äärde tuleb projekteerida tänavalgustus ka. Ehk et see lahendatakse selle teise projekti koosseisus. Nii, veel tänavalgustust. Kundas Võidu tänava bussijaam, see põhibussijaam nagu? Võtsime hinnapakkumisi nüüd, kuna see oli tegelikult projekteeritud, kuna seal Venili lahendus on siis nelja valgustuspunktiga ära lahendatud. Me võtsime eraldi hinnapakkumise, mille kohta me ei ole täna kinnituskirja andnud, et me selle ära tellime. See suurusjärk oli 9000 pluss käive. 9000 pluss käive. Aga me ei ole täna veel seda ära kinnitanud. Võimalik, et see läheb käiku, aga ma täna pead ei anna veel. Jah, mul küsimus Kunda tänavalgustuse kohta, et mul just murelikult lapsevanemad küsisid, et sinna, kus Kunda kooli läheb üle mäe, läheb teed, seal kunagi oli post ja seal oli 2 valgustit 2 poole. Et nüüd seoses selle uue valgustusprojektiga see post võeti ära koos valgustitega ja midagi asemele ei ole nagu läinud ja pimedal ajal kooli minna, kooli tulla on nagu pime. Kas me teame jah, et see on probleem. Jällegi see teema oli tõstetud ka kultuurikomisjonis ka, sama teema. No see on laiem teema. Poole tee lastele. Ma ütlen ausalt, täna ei ole selle jaoks vahendeid nähtud ette. Ma tean, et see on üks koledamaid trasse, aga täna mul ei ole selleks finantsvahendid olemas. Virunikule inimestele on murekohaks see poe tagant see teerada. Jah, see on pandud sinna tänavalgustuse projekteerimise hanke nii-öelda tehnilisse kirjeldusse sisse, et see peaks sinna nii-öelda vähemasti projekteerima ja nagu ma ütlesin, ehituse asjad selguvad siis, kui on ehitushanke aeg. Ja lasteaia tagune? Lasteaia tagune? Sa mõtled sisehoov, tagumine hoov? Seda ei ole seda tänavalgustuse võrgu rekonstrueerimises ei ole. Et seda peab lahendama nii-öelda maja baasile. Aga see ei ole jah selle tänavalgustuse rekonstrueerimise käigus planeeritud. Veel tänavalgustusest? Ei ole. Siis teine suurem projekt, milleni me juba tegelikult jõudsime, on see samane kergliiklusteede projekteerimine, et me viisime läbi siis esimese vooru nii-öelda, kuigi me olime suhteliselt kindlad, et see esimene voor jääb ka ainukeseks vooruks. 200 000 rohkem ei ole võimalik projekteerida, siis tegelikult riigihanke tulemus andis meile siis tulemuse sellise, et kõik need 4 lõiku, mis prioriteetsuse tabelis nii-öelda esimese 4 olid, need läksid meil maksma 73 000 pluss koos käibemaksuga. Ehk et meil on circa siis, mis ta siis jääb siit, 127 000 on tegelikult veel raha üle ja seda raha me saame kasutada ainult sellel aastal. Järgmise aasta peale enam midagi edasi lükata ei saa. See tähendab seda, et me nüüd kiirkorras valmistame ette, õigemini seal ei ole suurt midagi ette valmistada, on vaja nüüd seada prioriteetsed järgmised objektid, mida siis projekteerida. Selle kohta ma saatsin majanduskomisjonile ja volikogu liikmetele kirja, milles soovisin siis ettepanekuid, kus teie näeksite selle kergliiklusteede vajadust. Olen saanud tänaseks siis 5 inimeselt olen saanud juba tagasisidet 7 erineva selle kergliiklustee trassi osas. Homme sooviks saada selle nimekirja lukku nendest ettepanekutest ja järgmine nädal saaks need ettepanekud üle vaadata ja mingisuguse otsuse teha, millega minna edasi, millega mitte minna edasi. Et saaks siis märtsi lõpuks kuidagimoodi
hankega nii kaugele, et leiaks siis selle teenusepakkuja, kes meile neid projekte ette valmistama hakkab. Kas need uued ettepanekud on seotud nende, mis juba praegu siin märgistatud on või on päris uued? Päris uued, ütleme seal, mis on kaardirakenduses näha mustad, siis need on need ettepanekud, mis on laekunud pärast seda, kui ma volikogu liikmetele ja majanduskomisjoni liikmetele selle kirja saatsin. Et võtke, vaadake seda kaardipilti, mõelge, kus võiksid olla need tähtsamad teed. Saatke palun mulle kirjalikult, kaartide redigeerida ei saa, et püüdke mulle siis kirja teel ära selgitada, kust kuhuni. Et ma parema meelega valmistan nad ise sinna, et vältida igasuguseid arusaamatusi pärast. Et homme päev panen asja lukku ja siis me otsustame, millistega edasi minna ja millistega mitte. Et need hange oli meil jaotatud praegult 4 ossa, iga kergliiklustee oli eraldi osa, kõik pakkujad said teha kas siis 1, 2, 3 või kõikidele pakkumusi. Pakkujate ring oli väga suur, kui ma õigesti mäletan, oli 19 pakkujat, kokku siis, ma ei mäleta peast palju neid pakkumusi tuli, aga igastahes meeletu hulk ja 2 ettevõtet siis hakkavad tegema, üks sai 3 trassi endale projekteerida ja siis ühele jäi siis üks suur. Ehk see Kunda ja Nigula vaheline või Kunda ja Pada vaheline, Padaoru vaheline. Nii et ootan teie ettepanekuid, kui teil neid on. Nii, kas on volikogu liikmetel praegu siin midagi küsida? Mina küsin, ettepanekut, kuna praegu teema on need kergliiklustee ja Kunda ranna kergliiklustee koha pealt, et väga ilus see promenad, väga palju rahvast praegu seal kõnnib, aga kui me nüüd läheme jõe suhu ja sealt üle silla tahame seda metsaalust kergliiklusteed tagasi tulla, siis seal on jõgi trikitab ja pidevalt, et kui see jõevool on suur, siis me kuidagi ei saa sealt, et seal ei ole enam silda, üle selle väikese veetõusu oli sild. Et võib-olla saaks seda asja ajada, et sinna sobiks muidugi kõige paremini selline, ta peab olema kitsas, et lapse valkriga saab läbi, aga et mitte ATV-d seal ei lõhu, need on ka lõhkunud seal seda teed. Et ta võiks olla mingi väike kaarsild, et võib-olla spetsialistid vaatavad, et siis praegu ei saa seda ringi täielt ära teha, sest vesi on nii kõrge, et sealt ei saa lihtsalt üle, aga kui oleks kaarsild, siis see lahendaks olukorra ja inimesed saaksid sealt kenasti selle ringi täis kõndida. Aitäh! Seda kas on selle... Siit ei ole vist näha seda. Selle kaardi pealt ei ole seda näha, see on metsaseks. Kergliiklusteedest veel midagi? Ei ole? Nii et homseks, kellel veel tuleb ettepanekuid, siis olge head, tehke homme ära ettepanekud. Nii ja siis kolmas suurem teema, kui ma tagantjärgi mõtlen, et 4 juba, et nagu tuleb Robinal juurde, aga kolmas suurem projekt, mis on meil ka volikogust korduvalt läbi käinud ja Kunda linna aega alustatud, on see Kunda lasteaia teema. Täna meil ju raha kasutamise osas antud ju pikendus ja meie plaan on siis selline, et me praegu hakkame nüüd energiatõhusust sellele majale, mis sai teha, seda hakkame nüüd ümber modelleerima, otsime need kokkuhoiukohad kätte, täna meil töövõtja küll, ütleme 100% kindel ei ole, aga 90% kindel, et see ettevõte tuleb meile tegema ja korrigeerime seda olemasolevat ehitusprojekti. Oleme rääkinud ka ühe konkreetse projekteerijaga, kes nende energiatõhusus projektide osas on väga pädev. Tema esialgne hinnang oli selline, et kuskil 800-900 000 on võimalik kogu see energiatõhusus seal saavutada.
ehk peaasjalikult siis oleks siis maha võetud igasugused üldehitustööd, võimalikult vähe neid ühesõnaga sisse jätta. Et me läheme selle projektiga kindlasti edasi ja kui meil on juba midagi täpsemalt rääkida, siis tuleme teile uuesti rääkima seda. Ja kui ma selle 4. teema meelde tuli, siis see 4. teema on seotud ka Kunda linnaga alustatud asjaga, millega on parasjagu keerulisi vaidlusi maha peetud, on siis kurikuulus PKT meede ja Kunda sadama arendusala. Saime siis mõni aeg tagasi Riigi Tugiteenuste Keskuse käest teadaande, et kuna nad on PKT ja teised objektid niivõrd hästi läbi viinud, siis nad on saanud riigi käest lisaraha ja kuna see Kunda ettevõtlus või selle sadama ettevõtlusala oli lükatud nii-öelda reservprojektide hulka, siis täna terendab meile võimalus seda raha kasutada. Käisime ka koha peal nendega arutamas, kuna situatsioon Kunda sadamas on oluliselt muutunud võrreldes selle aja, kui see projekt tehti. On sadama omanik vahetunud, kellel on hoopis teistsugused plaanid selle sadamaga, kui oli Kunda Nordicul. Lisaks on seal muid teemasid veel seotud maadega ja me joonestasime siis ringi ettevõtlusalad teiste kohtade peale. Käisime seda siis nii-öelda tutvustamas, ütleme, et esialgne hoiak nende suhtes või nendel meie suhtes oli nagu positiivne, tahtsid muidugi väga palju täpsustusi, väga palju lisainformatsiooni, et selle kokkupanemisega me täna tegeleme, et seal olid toetusrahad 2 miljonit toetust, 400 000 ise, et suurusjärgud. Et täna me otsime neid siis lahendusi, paneme oma paki kokku, saadame ära, vaatame, mis nad siis ütlevad, kas kvalifitseerub või ei ja nendel on sellega suhteliselt kiire, kuna tegemist on Euroopa Liidu rahadega, siis realiseerimisaeg oli, kui ma õigesti mäletan, 3 aastat. Et ühesõnaga see 4. teema nüüd tuli meile ka õuele, et võtame jälle vanad asjad üles ja ehk saab sellest ka asja. Nii. Need on nüüd siis seotud projektidega, ütleme suuremate projektidega, mis meil nüüd siin lähiajal on vaja nendega kuhugi maale jõuda, siis väiksemad on meil, tuleb jälle nii-öelda 500 kodu projekt, mida Päästeamet veab. Selles osas objektide nimekiri on meil lukus, prioriteetsus on paigas, koos Päästeametiga me seda tegime. Ja teine selline sotsiaalne projekt on meil läbi Sotsiaalministeeriumi rahastatud, on siis puuetega inimeste kodukohandamised, mida me teeme ka 11 perele või ütleme elamisele, et nendest siis 3 on Kundas, 3 on Aseris ja 5 on Viru-Nigula vanas piirkonnas. Tänaseks on 4 läbi, 4 on valmis ühesõnaga. Projekti eelarve siis kokku on, kui ma õigesti mäletan, 50 000, millest siis 10 paneb vald. Ja isikud ise ei tohi panna mitte senti. See oli nõue, määruse nõue. Nii, need on ka väiksemad siis projektid. On veel riburadapidi teisi ka, aga ma neid kõiki siin üles ei loetleks. Need on sellised natuke vähem tähtsad. Siis muust asjast ka, et ei ole ainult projektid, millega tegeleme, vaid täna korra jutuks olnud bussitransport. Täna ei ole väga palju midagi öelda, räägin võib-olla lihtsalt nii palju, kui meil andmeid on. Et Lux Expressis teatavasti enam Aseris ei peatu, paljudes teistes väikestes kohtades ei peatu, või nad ei ole väiksed kohad, nad on ikkagi vallameestes suured kohad. See probleem on üle eestiline. Mis otse 714. Ma numbrit peast ei tea, see on see, mis Narva-Tallinna vahel see ekspressliin, mis oli, mis käis, sõitis Aserisse sisse.
et täna meile teadaolevalt sellesama liini peale meie vallas jääb ainult üks peatuspunkt ja see on Rannu. Aserisse ta kindlasti sisse ei sõida, ei peatu Padaorus ega väiksemates kohtades veel. Kundas, Viru-Nigulas. Rääkima, Kunda ei ole väike, ütleme sinna sisse ei sõida, ühesõnaga jälgib ainult riigimaanteed, seda suurt Tallinna-Narvat ja kogu lugu. See on suur mure jah, et täna ma ei oska öelda, mis selle murega saab, et Lux Express on esitanud oma ettepanekud, kuidas sellega edasi minna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Samamoodi minule teadaolevalt on nad andnud sisse Maanteeametile uued liiniloa taotlused, millega siis antakse siis luba nii-öelda mitte sõita nendesse senistesse kohtadesse. Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega me oleme nüüd teinud sellise plaani, et kui see Lux Express ära jääb, lisaraha ta kuskilt ei saa või MKM tema ettepanekutele vastu ei tule, et siis ainukene alternatiiv on täna tihendada siis Aseri elanike liikumist Rakvere suunal ja Jõhvi suunal. Et oleks võimalik saada vähemasti nii-öelda etteveona suurtele bussidele, et praeguse seisuga peaks siis, kui see ettepanek nüüd läbi läheb, sest et see on seotud rahaliste kulutustega, Põhja-Eesti ühistranspordikeskus tegi siis sellele Maanteeametile täiendava taotluse, täiendava raha saamiseks, kuna liinikilomeetreid tuleb väga palju juurde. Selle vastust me ei tea, kuna see alles hiljuti esitati, aga selle tulemusel, kui see kõik õnnestub, siis peaks saama Aserist Rakveresse 3 korda päevas edasi-tagasi, ehk et siis 6 otsana. Et saab hommikul, saab lõunal ja saab õhtul. Ja seda saab siis 7 päeva nädalas, ehk et iga päev 3 korda. Et see peaks siis, see on ainukene asi, mida me täna suudame teha. Mul tegelikult üks ettepanek, ma tegelikult tahtsin, et Alariäki teeks nagu meile järgmiseks volikoguks ülevaade, mis praegu meil on. Näiteks, millised praegu, kuidas on ühendus praegu toimub nagu näiteks Kunda Rakvere ja samamoodi, kuidas Aseris on praegu, sellepärast nende sõnul nad käivad läbi Kiviüli ja kuidas Aseri näiteks Jõhviga, et nagu see saadaks nagu suured punktid ja kuidas nendel on ühendus nagu meie piirkondadega. Et see oleks ülevaade, mis praegu on nagu meil. No sõidugraafikud on iseenesest olemas meil. Kus ta on? Kodulehel on jaa, see peab vaatama, aga ikkagi oleks nagu kuidagi graafiliselt oleks näha ka mitu korda, nagu et sa ei pea vaatama, kuidas on Aseri näiteks, ma ei tea, kuidas Aseri käib näiteks Jõhvi, kas käib midagi või ei käi, seepärast nende sõnul nad käivad läbi Kiviüle, see on sellena. Ja samamoodi, kas tähendab Kundas ka ei tule rohkem seda bussi, jäämis hommikul, et kas mis meile alternatiiviks nagu tuleb kokku võttes, kas ainult tõesti jääb või nagu peame ikkagi mingit nagu, et võib-olla mingit ajutine töögrupp teha sellel teemal. Et kuhu tuleb nagu majanduskeskus sinna, sul on niigi palju, et majanduskeskus võiks enda peale võtta seda töögruppi vedada. Minu seisukoht on, et minu meelest Kunda ja Rakvere vahel on väga hea bussiliiklus, et Tallinnasse saamine ei ole Kundast mingi probleem, et siin ongi see Aseri ja Viru-Nigula inimeste jaoks, Kunda inimeste jaoks ajakulu väga suur. Aga mis Aseri ja Viru-Nigula on? Jaa, aga me räägime Kunda inimesest ja see nende jaoks oli väga suur probleem, sellepärast ma arvan, see komisjoni vaidlus ka väga oluline. Sellepärast see probleem praegu, mis on nagu see ajalehes ole, hästi palju meie nagu kodanikud pöördus, täpselt ainult selle probleemi. Pöördutakse meie poole ka, seisab ka minu töölaual üks teabenõue, üks kodanik on mulle selle kohta teabenõude, mida vald on ette võtnud, et ega siin nagu laias laastus ei saa ju, valla positsioonilt ei saa ju suurt midagi nagu teha, et tegelikult ju, millest see probleem on tingitud, on ju teadsime või prognoosisime tegelikult seda ette, et nii kui tasuta ühistransport tuleb, nii kommertsliinide elu läheb oluliselt keerulisemaks. Kas sa, Jelena, kuulsid? Ma kuulsin, jaa, aga ikkagi ma arvan, et komisjon on vajalik. Kindlasti ta on vajalik, aga ma rääkisin teisest teemast. Jaa, vahepeal jah. Aga selles mõttes ikkagi ma arvan, et see on ettepanek ja ma tahaks, et fikseeritakse, et see komisjon meil vajalik. Ajutine komisjon sellel teemal. Kõik oleks nagu täpselt samuti jälgitud, mis on tehtud, nagu mis plaanis ja mis on edasi võimalik teha. Täna Põhja-Eesti Transpordikeskus üritab läbi rääkida ka selle
mis see on, Ida-Viru ühistranspordikeskusest on ta õige nimi, jah? Et kuna Ida-Viru ühistranspordikeskus reguleerib Aserist ida poole seda bussiliiklust, siis nad üritavad nendega läbi rääkida, et kuidas on võimalik seal nagu tekitada kas siis täiendavaid liine või mingeid liinipikendusi, et oleks Aseri inimesel võimalik sõita Jõhvi, kus saaks samamoodi jälle... Samamoodi Kunda inimesed võib-olla siis 3 korda nädala, sellepärast praegu aina rohkem meditsiinilised teenused nagu tulevad suurte keskusesse, Perhe nagu Mustamäe haiglasse, et tegelikult Rakveres ka paljud asjad juba ei käi, mingid konsultatsioonid või midagi. Tähendab see, meie nagu vanad inimesed peavadki, nad kasutavad seda võimult, nad sõidavadki selle bussiga, siis peabki võib-olla mitte iga päev sellel juhul, võib-olla ma ei tea, 2-3 korda nädalas. Et see buss, see peabki nagu fikseerima, kaardistada, mis praegu on ja mis nagu, millest me ilma jääme ja seda nagu vaja. Täpselt samm-sammult, mis on tehtud, mis on variandid, kellega räägitud juba, mis vastused saadud, et see oleks nagu jälgitav. No ma ütlen, et nagu volikogu esimees enne mainis, siis vallavanem on täna seal Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse koosolekutel, minu teada on seal mitu, et seda asja seal ajada ja see on meile nagu probleem ja me sellega tõsiselt tegeleme, nii palju kui see meie võimuses on. Aga siis saadki meile info teada, mis ta täna sai? Ja tuleb ajaleht ja tuleb artikkel. Info lähiajal kindlasti ka kodulehe erinevates valla infokanalites, see info on lähipäevadel lihtsalt, me ootasimegi seda, et meil oleks mingit infot jagada. Et ma toonitan, see ei ole ainult meie valla probleem, see on üle-eestiline ja sellepärast ongi omavalitsused pannud täna seljad kokku, et kuidas see nagu probleem ära lahendada. Võimalikult inimväärselt. Nii, ühistranspordist siis rääkisin. Siis teedest räägiks ka. Seal on meil ka terve rida vestlusi riigiga. Mõni aeg tagasi ajakirjanduses saite kindlasti lugeda, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium siis soovib oma kõrvalmaanteid, osasid kõrvalmaanteid anda siis omavalitsuste haldamisse. Meile tehti ettepanek siis 4 tee osas, õigemini 1 tee ja teiste teede osas on ainult lõigud. Et kõigepealt siis Rannu Aseri maantee ja puudutab see lõik siis Aseri Aleviku sisest kesktänavat, mis siis peaks alla sadamani jõudma. See oli üks lõik, teine oli Koogu-Kalvi maanteelt, alates siis selle Viru-Nigula Aseri alumise tee sellest Kalvi ristist kuni siis Kalvi mõisani, see väike lõik 600 meetrit. Kolmas lõik oli siis Kunda-Malla Ojaküla, see on siis ümber Kunda, mis Kunda ringsõit on, selle tee siis ütleme Lontava poolne ots, ehk et Lontavast kuni siia Malla ristini, sealt Malla mõisa vahelt läbi, et seda lõiku. Ja siis Unukse mahu tee, ehk siis selle Nigula Aseri alumise tee ristist või Koilla ristist kuni siis Mahu sadamani välja. Et need 4 teed meile sooviti üle anda või ütleme, küsiti meie seisukohta, kas me oleksime valmis ja me vastasime tänasel päeval, et me ei ole sellega päri. Et kuniks ei ole meil täpselt teada, kui palju me selle eest raha saame, millisesse konditsiooni riik need enne siis korda teeb või millisesse seisu nad jätavad, et nii kaua me ei ole selleks valmis. Üsna samamoodi on käitunud enamik valdadest. Eriti hull vastuseis on Lõuna-Kagu-Eestis, kus ei soovita praktiliselt midagi vastu võtta. Et seal kruusateed ja seisukohad on suhteliselt kehvad. Et nii kaua me ei soovi, kuniks ei ole täpselt numbrid ja asjad teada. Omalt poolt tegime siis kohe, praktiliselt samal ajal tegime omalt poolt ettepaneku MKM-ile siis, et nemad tahtsid, et meie võtaksime nende teed ja meie soovime, et nemad võtaksid meie teed. Tahtsime siis üle anda või tegime ettepaneku üleandmiseks Kunda linna läbivad 3 tänavat. See on siis Selja tee, Rakvere maantee osaliselt ja Jaama tänav.
ja selle peale tuli meile MKM-ist siis vastus, et nad võtavad meie ettepaneku menetlusse ja koostöös Maanteeametiga siis hindavad nende teede tunnuseid, et kas see vastab siis riigitee tunnustele või mitte, seal on mingisugune 7 erinevat tunnust, millele ta vastama peab, et riik saaks öelda, et jah, tegemist on riigiteega. Et täna me teame, et selle 3 teed läbib iga-aastaselt umbes 2,9 miljonit kaubatonni. Ja see on ainult 3 ettevõtte mahud, Kunda Sadam, Estonian Cell ja Kunda Nordic. Et see on ääretult suur number. Kui ta autorongidesse panna, siis tegelikult igapäevaselt läbib seda, ma ei tea, paar 300 veokit, et see on nagu meeletu suur koormus meie teedele või nendele 3 tänavale. Et vaatame, nad andsid praegult tähtaja meile ette, et nad kuskil arvasid, et märtsi lõpuks ütlevad meile siis vastuse, kas need lähevad käiku või ei lähe. Nad on tegelikult varem, kui kunagi oli see õnnetus, kus Tallinn-Narva läbi Kunda voolas ja läbi Viru-Nigula ka. Tegelikult suusõnaliselt kinnitanud need tunnused, kõik on olemas, et rääkige tee ära, et siis võtame. Oli tollal, et praegu on ju seis oluliselt parem juba, kui ta tollal oli. Yeah. Et lootust võiks iseenesest olla. Mul on selle kohta selline küsimus, et hea pakkumine muidu Maanteeameti jaoks. Aga kas seal, kuidas see teederegistri korraldamine on, et kas seal ei ole mingit teemat olnud, et riik võib mingi hetk registris lihtsalt teha kandemuutuse ja need omavalitsusele suruda, et kunagi see sama tee, mis on Kunda linna läbi tee 90. alguses oli niimoodi Kunda linna omandisse sattunud, et keegi tegi registris kande ja ta muutus riigiteest, muutus omavalitsuse teeks. Kas meid selline sund teede omandamine võib ka oodata juriidiliselt? Vastuvõtu aktil Anne allkirja ei ole minu mõttes. Ei ole jah, aga teie on ikka meie oma. Ma loodan, et nad nii alatud ei ole selles mõttes, et registripidaja on riik. Ja registripidaja küll, ma pigem nagu mõtlen selles suunas, et nende teede alla kuulub ka mingisugune maa või kinnistu. Ehk et tegelikult omandisuhe peaks olema võrdne sellega, kellele kinnistu kuulub. See peaks notariaalne tehing olema, see peab 2 poolt teha. Noh, jah. No tegelikult eratee avaliku kasutusse määramise puhul on ju analoog võtta, et seal tegelikult täna loeb ikkagi ainult notariaalne kokkuleppe selle kohta. Ehk et tegelikult riigi osas peaks see asi tegelikult toimuma täpselt samamoodi. Sellisel juhul. Nii, teedest nii palju veel, et Maanteeametiga on meil seoses selle kergliiklusteede temaatikaga on väga palju suhtlemist olnud siin viimasel ajal ja Maanteeamet andis meile siis informatsiooni, mis tõenäoliselt osadel teil on juba teada kindlasti, et Põdruse Kunda Pada maantee Kunda linna piirist kuni siis Padaoruni sisuliselt 2020. aastal rekitakse ära. Õigemini rekitakse ära Kunda ja Viru-Nigula vaheline lõik. Viru-Nigulast siis Padaorgu, siis seal toimub ainult katendi taastusremont. Et võetakse vana pealmine kulumiskiht maha ja asendatakse siis uuesti uuega. Aga siis see 2022. Ja igaks juhuks toon teile ühe numbri, rahalise numbri, et tuttavatega ja mõne volikogu liikmega või kuskil komisjoni liikmetega on saanud praalida, või on nagu praalitud, et lund ei ole, et vald on nüüd järsku rikas, et igasugused lumepõristustööd jäävad ära ja raha jääb alles, et siis tänase päeva seisuga, ütleme jaanuarist kuni tänase päevani, siis oleme siis kuskil 40 000 euri oleme kulutanud mitte lume lükkamisele, aga teede reki peale, kes me veame killustikku, teeme libedusõrjet killustikuga, siis kui nii võib öelda. Et see on kindlasti otstarbekam raha kulutus, kui see lume lükkamine. Et see vähemasti jääb sinna teesisse kinni. Et praegult jätame natukeseks ajaks seisma, lumi ka tuli maha, nii et ei saa nii midagi teha,
aga et oleks teil enam mingi rahanumber teada, et 40 000 oleme praegu siis 2 kuuga mehele pannud. Nii, siis sellest rääkisin. Selle majaga siin, kus me täna viibime, on meil edasised plaanid olemas. Me tahame teha sellele majale energiaauditi, kuna meil on teada täna asjaolu, et meil hakkab riik kohe-kohe, peaks tulema välja uus määrus, mille järgi on võimalik siis taotleda raha, samamoodi jälle energiatõhusus tööd. Suurusjärk võiks seda meie valla osas olla kuskil 600 000 ja omavalitsus saab esitada ainult sinna ühe objekti ja me oleme otsustanud, et me esitame just nimelt selle maja, kuna ta on väga suur, energiakulukas ja kuna me üritame tast teha ikkagi kogukonna maja, panna ta 100% tööle, kõik ruutmeetrid saaksid mingisuguse otstarbe. Et siis me eeltöö raames siis hakkame seda energiatõhusus või energiaauditit tegema ja nii kui see meetmevoor lahti läheb, siis tahame selle taotluse sisse panna, et Viru-Nigula nii-öelda aleviku suuremad investeeringud siis peaksid tulema nagu siia. Juhul kui volikogu muidugi oma finantseeringu osa garanteerib. Nii. Ja siis üks väike murekoht ka on seotud meie selliste 4 objektiga, 4 majaga. Päästeamet on meil hästi aktiivseks läinud, õigustatult muidugi. Et käib kontrollimas meie hoonete vastavust siis tuleohutusele ja tänaseks on meil üleval siis 4 probleemi. Kõigepealt Viru-Nigula muuseum, seal on meil ettekirjutus ATS-i osas, ehk seal ei ole täna ATS-i ja see on vaja sinna teha. Need tööd on, projekt on kohe lõppemas, ei ole veel minu kätte jõudnud, aga G4S seda teeb. Peale seda siis saame vaadata, mis see ehitus seal maksma läheb. Siis selle sama majaga on seotud 2 probleemi. Esiteks Päästeameti nõue on see, et kogu maja toimiks ühtse ATS-i süsteemina. Täna meil on piltlikult öeldes siis 2 osas on, aga terve maja korraga kaetud ei ole. Ja selle maja probleem veel on siin volikogu ruum konkreetselt. Siit ei ole võimalik läbi varuväljapääsu kuidagi õue jõuda. Ehk piltlikult öeldes selle akna taha peaks tulema siis varuväljapääs. Aknast lähete välja, siis sinna peaks tulema platvorm ja redel alla, nii et selle me peame ära tegema. Siin ei ole midagi teha. Ja siis on 4. probleem on siis Aseri kooli saali tagumise trepikojaga. Seal ei ole uksed, ei vasta tuleohutusnõuetele. See trepikoda peab moodustama eraldi tuletõkke sektsiooni ja seal on vaja välja vahetada siis 7 ust. Kõik tulekindlate uste vastu ja selle teemaga me tuleme tõenäoliselt siis järgmisse volikogu, kui peaks päevakorras olema investeeringute kinnitamine või lisaeelarve näol, et see on üks teema, mis peaks seal kindlasti sees olema. No, nii palju nagu täiendan, et eelarvekomisjonis vaatasime ka üle seda võimalikku investeeringute nimekirja, mis võiks lisaeelarvesse tulla ja enne vallavalitsus oma nagu sellise pilguga selle üle vaadanud, et seal tõesti need asjad, mis sinna tulevad, on tõesti seotud kas siis avariilise seisukorra või siis nende ettekirjutustega, mis on vaja nagu sellel aastal nagu täita. Nüüd vähemalt see hetke nimekiri, et see ei ole veel midagi lõplikku, aga selline nagu üldpilt. Nii, aga
ma olen piisavalt palju rääkinud vist, et kui te tahate veel küsida, loomulikult ma vastan, et teistel teemadel ka, mis keelel. On küsimusi. Või ootate infopunktini, et? No, võib-olla informatiivne. Jah, see on väga ülevaatlik punkt. Aga võib-olla tuleb. Suur tänu. Võtame selle info teadmiseks, mis vald on teinud ja mis edaspidi tegemisele tuleb. Nii, järgmine punkt on määruste kehtetuks tunnistamine. Ja siin on siis selles eelnõus on viis endise Kunda linnavolikogu määrust 2002. aastast ajutise maamaksu vabastuse ulatuse ja korra kinnitamine, 2003. aastast elamute ülgus asfalteerimistööde tegemiseks toetuse andmise kord, 2004. aastast spetsialistidele eluaseme soetamise toetuse andmise kord, siis Kunda linna elanike arvamuse välja selgitamine, see on siis eelmise planeeritud ühinemine Viru-Nigula vallaga, mis ei teostunud, ja siis on teenistuslähetusse saatmise kord, et nendel kordadel siin seletuskirjas on siis öeldud, mis hetkel ei vasta, kas on siis alus on kehtetu või on sisu ei vasta praegusele meie olukorrale, nii et aga see ei tähenda seda, et me järgnevalt neid toetuste andmisi kordasid uusi ei hakka ette valmistama. See on plaanis vallavalitsusel. Nii et ettepanek on siis need praegu 5 määrust kehtetuks tunnistada. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märku anda, kes on selle määruse eelnõu kinnitamise poolt. Nii, kõik kohal viibivad volikogu liikmed, see on siis üks juurde, 17 volikogu liiget. Et Viru-Nigula vallavolikogu kinnitab määruse, kus tunnistab kehtetuks 5 eelnevalt ette loetud Kunda linnavolikogu määrust ja määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Nii, ja viimane päevakorrapunkt on meil informatsioon. Kõigepealt ma annaksin sõna Heiko Källole, kes on siin tükk aega juba oma sõnavõtt oodanud, tahaks teid tutvustada sellise teemaga nagu kolumbaarium. Jah, et oleme siin vallavalitsuses arutanud sellist teemat nagu kolumbaarium, et oleme saanud sisendi
Kunda kalmistu vahilt, et hakkaksime mõtlema selle peale, et just tulevikus, kuna ruumi puudus on praegu ja tulevikus tõenäoliselt veel tõsisem, et siis kuidas saaks ruumi kokkuhoidu. Samuti on ka kolumbaariumi teema ehk siis urnimüüride teema on praegu matuse muutuvate matusetavade juures on praegu väga populaarne ja mujal kasutatakse seda varianti üha rohkem, et kolumbaariumite näol on siis tegemist urnimüüridega. Siin on meil võetud ka nii Tallinna kui Jõhvi kolumbaariumitega ühendust, et siis infot saada nende kohta rohkem ja plaanis või ühe ettepanekuna siis on seda varianti arutada. Me käisime ka sellega eelarvekomisjonis, et kui see on kogukonnale vastu võetav, et siis me hakkaksime sellega tegelema. Et sisendi informatsioon on olemas nii hindade kohta, mahutavuse kohta, siis tehnilisemate teemade kohta, et kus seal on juba materjalid, lahendused, et kuidas paigutada, kuhu mitte paigutada. Ja ka lihtsalt täna teeme selle tee jaoks ette välja, et juba eos teie arvamust küsida, et kogukonna arvamust ka kaasasta, et kuidas suhted, kuidas kogukond sellesse suhtub, mis suhtuda võiks. Miks olla elektrooniline ka näiteks teha selline registr, kus saab elektrooniliselt vaadata, kes kus on majad, näiteks praegu juba neid digitaliseerida? See on meil olemas. Kunda puhul on ta olemas täiesti. Kalmistu.ee ja siis sealt saab otsida maetute kohta infot, kirjutada nime ja näitab ära siis süsteem, et kuhu kohta see inimene maetud on täpselt, kuhu auvatsile. Panna ka link kuhugile meile ka. Või ta on meil kuskil link? Kalmistud.ee, see netis on olemas, jah. Et see on audisüsteem, seda me haldame, see on eelmisest aastast saime selle korralikult tööle, kõik ütleme siis avaplatsid on digitaliseeritud. Mis sellest veel funktsioonid või on mingid, mis pluss sellest ka? No, põhiliselt ta peaks olema siis kalmistu või töö lihtsustamiseks, et on olemas sisendinfo selle kohta, kuhu keegi maetud on, millal maetud on, et teab paremini seadust järgida, et seadus ütleb, et peale maetud ei tohi toimuda. Kas siia peab kirjutama? Kodulehel on link olemas. Kodulehel on link. Majanduskeskus on valmis. Maetu ees, maetu perekond, mis leiab. Et jah, ja muidugi infoks ka avalikkusele, et juhul kui kellelgi on soov kellegi auale minna leinama, siis ta saab siit kiiresti info kätte, kuhu see isik maetud on. Selle teema tagasi tulla, seal oli hinnakiri aasta kohta 50 eurot aastas, aga kui enam inimesel ei ole lähedast, mis siis saab? Jah, et see ongi nüüd selline teema, et Tallinna ja Jõhvi näitel on see niimoodi, et Jõhvis on 25 aastaks ostetakse see koht ette, see maksab neil 300 eurot. Et siis ühesõnaga see urnimüüris üks koht. Ja Tallinna näitel on see 10 aasta peale ostetakse koht üle ja see on 1000 eurot. Et selles hinnavahemikus. Aga kui nüüd minna selle juurde, et kui enam omakseid ei ole, siis on võimalus, on ka need Tallinna näitel on need kallamisplatsid või tuhapuist alad, jah, et sinna siis kaotakse see tuhk ümber. Et see sisuliselt ongi siis see müür, on siis nagu avalik leinamise koht, et kui tingimata ei pea see seal olema, see urn, aga see on nagu võimalus. Kas neil on mingid seadus näiteks, mis kohustab inimese matta näiteks, kui tal on pole urn näiteks, kas ta saab seda oma maja hoovis nagu näiteks, temal on oma maja, kas ta saab sinna sisuliselt seaduse järgi matta teda sinna? No tuhka ikka kalatakse loodusesse, aga... Et sisuliselt ei ole mingit seadust nagu, mis... Sa võid urni kodus riiuli peal ka hoida. Hoida või riiuli peal ka. Ja sisuliselt täpselt sama nagu tavaline inimene võib matta oma sugulat näiteks oma hoovi, jah, tegelikult.
urni võid hoida Kamina Simsoni saada, aga matta sa ei tohi. Aga kus see loogika? Mis mõte? Ei, no ma mõtlengi, matta ei tohi. Inimkeha ei tohi matta. Tuhka võib hoida kus iganes. Aga see ei ole niimoodi kaua sa võid hoida seda? Tuhka? Jaa. See kaua looningus nii kaua, kui tuul ära, kus iganes soovida. Aga matta ei tohi seda tuhka? Tuhka, tuhaga või teha mida iganes. Aga kirstuga ei tohi matta. Siis sellest ühesõnaga, kui ta on no jaa, selge. Jaa, kus ta on juba, selge. Nii, palun. Seoses selle rahaga siin, et idee hea, et lihtsalt korra komisjonis tuli nagu meelde üks aastatagune juhtum, kus õiguskantsler siis sekkus omavalitsuse toimingutesse, kus küsiti inimestelt raha siis kalmistut matmiskoha eest, erinevate teenuste eest, et õiguskantsler leidis, et omavalitsused ei tohi nagu seda nagu küsida. Aga täna siin kogemus on, et mitmetes kohtades ikkagi see tasuline see teenus, sest ka see seina rajamine maksab üsna palju. Tuleb lihtsalt läbi mõelda see juriidiline pool kõik, et kuidas on ikkagi seaduslik kõik see rahaküsimuse pool, et kas on mingit juriidilist keha vaja mida muud. Sinna on jõudnud nagu oma aruteludes, et kuidas täna seda rakendatakse, aga kogemus on teistes kohtades. Tõesti, see on praegu see mõte on nii embrüonaalses staadiumis veel, eks ju, et me ei ole jõudnud juba mitte kuskile peaaegu sellega, eks ju. Kuidas küsida raha, kas küsida perioodi eest või kogu, iga-aastaselt või kogu asjast ette, et loomulikult peab vaatama, kuidas ka seadus kättida, aga praegu tõesti väga palju kalmistutega küsitakse, eks ka platsitasu, renditasu sellisteks, et mitte ei osteta seda platsile päriseks, renditakse platsi, et see on võimalik, lihtsalt me peame saama tõesti endasi kindluse, et see, kuidas seda täpselt teha. Ja ka selle kujunduse kõige osas, nagu Heiko ütles, et see on selline projekt, mida ei tahaks teha selliselt, et ta nüüd jääks seisma ja keegi ta ei tahaks kasutada, aga teda ikkagi pärast kasutatakse ka. Et ta inimestele meeldiks ja võetakse omaks, sest et kremeerimise matuseid või kremeerimisi on juba kaugelt üle 50%, talvekuudel isegi 80% praegu läheb puhastamisse, et see vajadus järjest kasvab iga aastaga, seda küsitakse päris palju. Kuidas utiliseeritakse näiteks, kui kalmistul kohta ei ole need vanad hauad, või ta jäävad sinna alla kuhugile, kuhu need, mis tehakse need vanad? Tähendab, maetakse peale 20 aastat. Peale, ja see nagu sama neid nagu, kui seal 10 aastaks leping ja keegi tuli järgi või nagu ei ole omaks, et nagu see tuhk? Ei, selles mõttes jah, et kui oletame situatsiooni, et keegi paigutab urni sinna kolumbaariumis näiteks 20 aastaks, ostab endale kedagi ei ole rohkem 20 aastat saab läbi, kedagi rohkem ei huvita, võetakse urn välja ja antakse see koht vabaks midagi. Kuhu see urni jääb? No vot, see on nüüd küsimus, mida on läbi mõelda, kas seda maetakse kuskile eraldi või läheb mida puistesse ja põhimõtteliselt kedagi huvitatud niimoodi. Ja ega pealematmistega inimesed samamoodi. Samamoodi, täpselt, mahajätud avaplatsid, et pannakse silt välja, et kui kedagi jaotusid ei ole, et antakse üle. Tegelikult 5 aastat utsas käisid et tehakse inventuur, näiteks kalmistul, siin lähiajal ikkagi plaanis teha kalmistul inventuurid, vaadata üle, kõik platsid võtta arvele, need kohad, mis on hooldamata, panna tähistus välja ja anda siis aega inimestele reageerida, siis aasta-paar, eks ju, ja siis teha uusringeid ja siis võtta need hooldamata platsid sellisel moel arvele, et saaks jälle peale võtta. Et see töö sõidab kõik ees. Kas sul on infot registris, mis ajas hakkabki panema registrisse? Mis aja piirma on? Digitaliseerib. Mis aja alguses? Millal me ei ole? Audist palju on, mis ajast, kas on kõik omapäevad? Nii palju kui infot oli varasemalt, nii palju on see kõik meil sisestatud ja väga pikalt on seal ettepoole ulatuvat. On tulnud küll teateid, et palun sisestage, et minu
omakste andmeid ei ole, et palun sisestada, et oleme pannud, aga neid on ikka päris palju seal, päris pikalt koostööd. Kunda, mina tegelen ainult Kunda omaga. Haudidel teenus, millega saab kohalik omavalitsus liituda, et kõik kalmistud ei ole sellega liitunud. No meil on ka vallas, Nigula kalmistu ei ole liitunud, aga Kunda nagu on. See on ikka raha eest, see ikka maksab. Ta ei ole mitte ainult nii-öelda kodanikule info otsimiseks, vaid on ka töövahend kalmistu haldajale. Kahepidi. Ma lihtsalt tahtsingi öelda, et see on nagu üsna kulukas toiming iseenesest, et siin näiteks siin Viru-Nigula kalmistu puhul nüüd on maksma siin kusagil 10–15 000, eks. Kogu selle mõõdistamine, digitaliseerimine, et ta ei ole selline, et teen ja tulen ja teen, et on ikka päris pikk eeltöö. Nii pluss siis see digiajastul oleks täiesti arvestatav. Jaa, absoluutselt. Selles suhtes on ikka väga, väga hea. Aga praegu, kui keegi tahab oma maetud omakseid leida, see on võimalik, jah. Kundas küll, jah. Ei Kundas, aga Viru-Nigulas näiteks. Otse kalmistu põhi käes. Digitaalselt ei ole. Nii, mis te arvate sellest mõttest, kolumbaariumi mõttest? Et me anname nõusoleku ja sellise asja edasi arendamiseks ja edasi sellega töötamiseks. Kindlasti me vaheetappide infoga tuleme jälle nagu rääkima, et kuhu me oleme jõudnud, et me midagi valmis ei ehita, kui meil on mingisugune visioon ja sellele nõusolek selle visioonile. See mõte ei ole uus, ta oli meil isegi kirjas ühes arenguplaani, sellepärast see teema oli ju, Siri rääkis ju vaata eelmine, kes oli meil, see teema juba oli üleval me ühe korra, sellepärast ta isegi arutas seda platsi, kus saab nagu seda tuhka puista või midagi. Selles mõttes ka, nagu nad tehakse, kui planeeritakse, et olemas ka sellede koht, kui inimesed tahavad kuhugile raportada. Ta on täitsa selle teema juba oli meil ühe korra. Ja siis sellest ettepanekust, et Viru-Nigulaga haudisüsteemiga liituda. Aga kas Aseris on? Aseris ei ole kalmist üldse või on? Aseri toob Viru-Nigulasse või Lüganusse. Aseris ei ole. No, me oleme seda kaalunud, aga ikkagist sisuliselt me näeme seda mõtet siis, et kui ta on nagu kahepoolne, et nii kui otsimismootor nagu ka siis niimoodi, et kalmistu vaht sellest saab otsest kasu oma tööülesannet täitmisel, et kui tema seda ei halda ise ei kasuta, et siis ta on nagu suhteliselt ikkagist kasutu, ütleme siis niimoodi otse, jah. Hetkel ei ole seda justkui mõtet teha siis? Praegune olukord on jah selline, et lähtuvalt olukorrast. Pigem oleme, vaatame tulevikus Kunda näitel. Nii, kas on selle teema kohta Veikole küsimusi? Kõige asukohta tuleb veel mõelda. Eks ikka mõtteid on olnud, aga see sõltub ka jälle sellest kolumbaariumi suurusest ja mahust, et üks mõte on läbi jooksnud on see Kunda uue kalmistu sisse minekul kohe vasakpoolne serv, et see on liig niiske, et siin oleks, seal on täpselt väga palju ruumi, et saaks teha selle kolumbaariumi osa näiteks. Muidugi kui suuremalt teha, Jõhvi näitel on seal eraldi aiaga isegi tehtud, et siis oleks vaja eraldi maal, aga eks see on jälle selline mõttekoht, et kui palju meil on vahendid, kui palju meil on tulevikus matuseid ja kui palju oleme nõus investeerima sellesse, et see on kõik selline väga suhteline. Et siin on fotodel on mitmeid erinevaid võimalusi. Jõhvi näite ongi see, et enamus näited on pilt on siin Jõhvis tehtud, et nemad võtsid kohe suurelt tehti 3000 kohaga. Ütlesid ka, et natukene liiga suurelt see ette võetud, et praegu lihtsalt oleks piisanud seal tunduvalt väiksemast kohast, et seal on üle poole on praegu need tühjad. Vast üle poole, et nende täituvus on seal 4 siis boksi 6. Ja vasakult teine on selline madalam variant. Jah, see on Tallinna metsakalmistu variant, kus ta on küll ruumi võtab rohkem, aga ta on siis maetud,
ütleme, maa tasapinnaga, siis on need kambrid ja seal on ka niimoodi, et seal on, sinna saab panna terve, vist oli 7 tükki ühte sellesse kambrisse, et mitte ei ole siis üks boks ühele inimesele, vaid on tervele, rohkematele inimestele, jah. Tällainen teema tundub rohkem visuaalselt kuidagi intelligentsem või kuidagi ta on selline looduslikum, ta kuidagi selline visuaalselt landšaftiga kuidagi, ütleme, meie, ma arvan, eestlaste kultuuriga rohkem tundub kuidagi ta on. Kindlasti, jah. See Saksa variant Zürichist esimene on nagu ka visuaalselt väga selline kena. No nii, et siis vallavalitsus tegeleb sellega edasi ja toob meile edaspidi vastavat infot ka ja tutvustab, kuidas asjad edenevad. Nii, siis on Alari Hirdile küsimusi. Leena, sa tahtsid midagi tema? Eikä se sama teema oligi, et nagu see töögruppi teha ja nagu see ühistranspordi teema lihtsalt, et nagu vaadagi mitu korda päevas käib, nagu kuidas ühendus nagu need sama Aseri, Viru, Nigula ja mis variandid on ja siis on paremini näha. Nii, siis ma kui majanduskeskuse tööle ei ole küsimusi, siis ma annan hästi lühida ülevaate jaanuari lõppu Viroli üldkoosolekust. Oli siis selline põhipunktid, et maakonnas on uus rahvakultuuri spetsialist Annika Aasa ja ta siis andis koosolekul ülevaate keskuse tööst, rahvakultuuri keskuse tööst ja koostöövõimalustest maakonna kohalike omavalitsustega. Siis meile anti teada riigipoolsed projektide rahastuse summad, mis maakonda tulid. Kinnitati Viroli liikmemaksu suurused ja Viru-Nigula valla liikmemaksu suurus selleks aastaks on 13 737 eurot. Kinnitati Viroli selle aasta eelarve, siis sõlmiti või otsustati edasi tegeleda selle Virumaa kirjandusauhinna väljaandmisega ja sõlmiti siis vastav koostööleppe, et Lääne- ja Ida-Virumaa teevad seda ühist kirjandusauhinna jagamist ja koostati siis ühispöördumine riigi sisese raudteevõrgu rekonstrueerimise ja kiire reisirongi liikluse arendamise toetuseks, et seal saadeti Vabariigi Valitsusele ja selline ühispöördumine, et rongide kiirust suurendatakse ja uued liinid. Sinna, kui ma õigesti mäletan, lisati ka Kunda raudtee, aga ma ei tea, mis selle pöördumise peale vastuseks, kas on tulnud vastust või ei ole, seda ma ei tea praegu teile öelda. See oli siis selle jaanuarikuu Viroli üldkoosoleku kokkuvõtte, homme on siis järgmine. Nii, siis vahepeal me käisime vallavanemaga sellisel Riigikogu konverentsi keskuses oli foorum, mis iga
aasta riigi sünnipäeva äramärkimiseks peetakse, kus arutatakse siis olulisi omavalitsusteemasid ja seekord oli siis regionaalne areng põhiteemaks, kus olid mitmed ettekanded, siin näiteks räägiti, mis on haldusreformiga, see, mis toimus, mis on muutunud ja põhiline oli siis see regionaaltasandi analüüsi ettekandmine, ehk siis mida edaspidi tahetakse veel teha. Et põhiline on muidugi see, et riigi elanikele demokraatlik elukorraldus ja mis peaks siis kohaliku omavalitsuse kaudu tulema. Siin anti päris palju ka statistilisi andmeid, et näiteks et on rahvas koondunud suurte linnade ümbrusesse ehk linnadesse, kui näiteks kogu Eestis on keskmine 30 elanikku ruutkilomeetri kohta, siis Tallinnas Mustamäel näiteks on üle 8000 ja Lasnamäel üle 4000 ja samas kõige väiksemad on Alutaguse 3-4 inimese. Ja muidugi on see probleem, et rahvastik vananeb, et siin anti ka selles osas statistilisi näitajaid. Ja siin riigihalduse minister Jaak Aab tutvustas, mis on piirkondade arendamiseks on tehtud. Nagu te teate, siis nende töökohtade väljaviimine Tallinnast, kasvanud on kohalike omavalitsuste eelarvete tulud ja riigipoolne laekumine on ka suurenenud. Nii, siin on välja toodud siis, kui palju neid töökohti on välja viidud, üle 1000 töökoha on Tallinnast välja viidud. Nii, ja siin ta näitas kokkuvõtet regionaalprogrammidest ja kui palju siis selleks aastaks nendele programmidele on raha eraldatud. Ja siis tutvustati Eesti regionaaltasandi arenguanalüüsi, mille eestvedajaks oli Harjumaa Omavalitsuste Liit ja siis ongi antud siin kokkuvõte, et mis oli enne, kui 213 omavalitsust, nüüd on 79 ja nii edasi. Ja kuidas edasi? Siin on nüüd tulevad sellised pakkumised järgmisteks arenguteks, et tuleks selle 15 omavalitsuste liidu asemel 4 regionaalset omavalitsuste liitu, ehk siis eeldatakse, et toimub ka see haldusreform edaspidi omavalitsuste suurenemise osas ja ka nende regionaalse jaotuse, riigi regionaalse jaotuse osas, et tuleks nagu 4 regiooni. Selline väga huvitav foorum oli. Kes on huvitatud, mul on neid materjale ka rohkem, aga ma praegu siin seda neid ei hakka. Saada laele? Jah, ma võin saada, jah. Nii, järgmine volikogu istung on 26. märtsil ja kui on küsimusi veel kohal viibijatele, siis ei ole. Nii, aga sellel kuul oli meil 2 sünnipäeva, 1 sünnipäeva laps
täna puudub, Kaido Kente, aga meil on teine on kohal, Olav Kreem. Magusad tervitused Viru-Nigula vallast. Oi, tuleb deklareerida ka või? Ei, kui sa selle ära sööd, siis ei ole vaja. Nii, aga sellega on siis volikogu istung läbi, aitäh! Rahasääli, aga nüüd